Tere, hea kuulaja, tulemast kuulama meie uut podcasti nimega Pilvejutud. Mina olen Märt Ridala, olen Solita Eesti juht ja meil on siin stuudios ka Henri ja Alan. Tutvustate äkki ennast? Tere, minu nimi on Henri, ma olen pilveinsener Solita Eestis juba 4 aastat siin töötanud. Peamiselt töötan Azure'i ja AWS-iga. Toetan ka peamiselt andmeplatvormide tööd, aga samas on ka tausta turvalisusest ja üldisest infrast. Tervist, minu nimi on Alan Tammet ning olen samuti pilveinsener. Olen olnud Solitas nõksa kauem kui Henri. Jah, mina töötan peamiselt Azure'iga ja erinevate automatiseerimislahenduste kallal. Ja lisaks olen ka nii-öelda mentor ja ka Cloud Competence Lead ehk siis üritan siin populariseerida cloudi. Ja minu poolt on see. Ja me mõtlesime, et miks me siis või milleks uus podcast või üldse pilve teemal rääkida ja meie eesmärk tegelikult oleks see, et meie kuulajad saaks nagu pilveplatvormide valdkonnas lihtsalt ülevaate sellest, et mis toimub, mis on plaanis, mis on tähtsamad uudised ja mõte siis see, et ei peaks ise kõiki uudistekanaleid jälgima, et siis me proovime nagu meie vaatest olulisemad teemad oma podcastis välja tuua. Ja plaanime siis regulaarselt seda podcasti teha, nii et subscribe'ige ja likeige ja teile hakkavad tulema uued põnevad uudised ja teemad pilveplatvormide valdkonnast. Ja mõtlesimegi siis, et me räägime siis igaüks, võtame ühe teema ette iga kord ja minu teemaks on siis seekord pilveplatvormide turuosad, millest ma siis räägin mõne aja pärast. Ja mis meil teised teemad olid? Jah, minu poolt siis vast kõige südamelähedasem teema on automatiseerimine ja selle vajalikkus ning ka paar uudist antud valdkonnast. Mina räägin Azure App Service'ist ja veidi WordPressist ja nende vahelistest seostest. Väga hea, aga äkki Alan, võtamegi kohe sinu teema esimesena ette. Just, et jah, et selles mõttes, et tähtis osa tegelikult cloudi inseneri tööst on automatiseerimine, sest kes ikka nagu viitsib teha ClickOps'e, manuaalseid toiminguid pidevalt, siis alati, kui mingisugust projekti alustan, siis mõtlen ka kohe, kuidas saaks selle automatiseerida, et teha eelkõige elu lihtsamaks. Ja siis võib-olla siin puhul välja tuua ka head platvormid, mida siis nii-öelda väga palju kasutatakse. Esiteks on Azure DevOps. See on vast algajale kõige lihtsam lahendus. Samas vast nii-öelda populaarsem alternatiiv on GitHub ning GitHubis on samuti olemas võimalus jooksutada pipeline ja seda siis GitHub Actionsi ja Workflow näol. Nii et see teeb tegelikult elu ikkagi päris lihtsaks, aga muidugi alguses tuleb ka süveneda ja õppida kogu seda maailma. Ja tihtipeale, kui siin projektides inimestega suhtled, siis päris paljud ei olegi sellest teadlikud. Ja kui nad nagu saavad selle livale pihta, siis nad küsivadki, et mõtlevad, et oi, miks ma seda varem ei teadnud. Kuidas sa näed, kui palju see efektiivsuse tõus on, kui oskad hästi kasutada neid automatiseerimisvahendeid? No võib-olla väga lihtne näide on see, et
kahetunnised toimingud, mida tuleb võib-olla seal teha näiteks iga nädal, on siis pipeline'iga jooksutades 5 minutit. Nii et see tegelikult aitab hoida kokku ju aega, et see ongi see iva ja aeg võrdub raha. Ja teisalt, mis see plusspool on ka see, et sul ühesõnaga kogu see, näiteks kui me võtame selle infrakoodi, siis infrakood on sul kenasti olemas kuskil kohas, sa tead, ka teised nii-öelda inseneerid näevad, et mis seal toimub, et mis nii-öelda kõhu all toimub. Nii et jah, ja kindlasti aitab vältida ka vigu, sest et kui sa teed ühte toimingut seal, oletame, et seal on, ma ei tea, 20 erinevat sammu. Kui üks samm nii-öelda failib, siis kogu protsess on, ei õnnestu. Aga jah, et võib-olla veel siin mainida ka seda, et GitHub Actions tegelikult ühildub ka erinevate pilveprovideritega, suurematega, näiteks kui me võtame siin loetelus Microsoft Azure, AWS ehk siis Amazon Web Services või ka siis nii-öelda uus tegija, Google Cloud Platform, nii et multi-tool on see. Ja võib-olla lihtsalt, et neid pipeline sa saad kasutada erinevate eesmärkide realiseerimiseks, rakenduste arendus, juurutamine, koodi kvaliteedi tagamine, töövoogude optimeerimine ja kindlasti ka testimine. Nii et ühesõnaga variante on päris palju. Nii et GitHubi pipeline'id ja olgugi, et GitHub on nüüd Microsofti oma, siis see toetab ka AWS ja Google Cloudi ja multi-cloud lahenduse saab GitHubis ära automatiseerida siis, jah? Täpselt nii, et selles mõttes on ta väga hea ja ütleme niimoodi, et Azure'il või sellel Microsoftil on, eks ju, Azure DevOps, mis on tegelikult ka nende enda toode, siis tegelikult sellised uuendused kõigepealt jõuavad ikka GitHubi endasse ja siis jõuavad tagasiulatuvalt Azure DevOpsi. See on selles mõttes väga huvitav maailm. Ma olen ise ka väga suurem fänn olen ma GitHub Actionsitele kui Azure DevOpsile, aga huvitav on siseinfot või nii palju, kui ma olen lugenud ja kuulnud, olen see, et kogu Microsoft ise kasutab siiamaani Azure DevOpsi. Et huvitav, kuhu nad enda selle arendusfookuse pikas plaanis panevad. Kas see läheb rohkem neil GitHub Actionsite poole või nad lähevad Azure DevOpsi poole. Et minu pakkumine võiks olla GitHub, aga eks vaatame. Just, et kuna see Microsofti poolt sai ju ära ostetud ja tegelikult GitHubi kasutab ju väga palju nii-öelda maailmast arendajatest. Aga samas, kui soovid nii-öelda pipeline'ide maailmas oled alles algaja õppija, siis DevOps on kindlasti või vast lihtsam lahendus, kus testida, sest seal on seda võib-olla graafilist interface'i rohkem ja sa ei pea nagu nii palju koodis kirjutama või defineerima erinevaid nii-öelda dependencies. Nii et aga jah, mõlemad on valiidsed CI/CD platvormid. Mis sa oskad arvata, et miks mitte seda kasutada või miks sa ütlesid, et paljude jaoks on see üllatus, aga et selline võimalus on, et miks siis ei teata või ei kasutata seda GitHubi pipeline'i? Just, et pigem ongi see, et inimesed ei tea sellisest võimalusest ja võib-olla ka see, et mõeldakse, et see CI/CD pipeline on võib-olla ainult näiteks mõne tarkvara uuenduse või deploy tegemiseks, aga näiteks ka nii-öelda data engineerid, siis nende puhul on ju selles mõttes, et nemad arvavad, et jah, et see on nii-öelda arendajate pärusmaa, aga tegelikult nad saavad väga palju kasutada ka
erinevaid siis nii-öelda töövooge ka siis andmebaaside osas, et ka nii-öelda teha SQL deployment'e või siis kui on seal ka mingisugune rakendus, siis saab ka API puhul sellega suhelda. Okei. Väga hea, aga lähme siis meie teise teema juurde ja Henryki tutvustad siis. Jah, räägime veidi Azure App Service itest esimeses saates. See on selline natuke pikem taustalugu on sellega, aga ma siis räägin oma viimased paar nädalat tööväliselt. Mul on ka oma pet project, seal raames tuli natukene töötada WordPressiga ja WordPressi ekvivalentidega raua peal otse. Ja see oli ikka päris vaevarikas erinevate probleemide ja kõige sellega ja samal hetkel jäi ka mulle silma üks uudis, et Azure App Service võimaldab nüüd jooksutada WordPressi ja neil on public previews tasuta testaeg, mis võimaldab klientidel tulla ja proovida, kuidas nende WordPress jookseks ja kuidas selle seadistamine oleks Azure'i peal. Ja miks ma seda tahan rääkida, on seda, et oma tööalaselt ma olen App Service'it väga palju kasutanud ja minu meelest on see väga hea generic alguse tööriist oma rakenduste jooksutamiseks pilves selles mõttes, et ta sobib alates väiksest startupist kuni päris suurte enterprise ettevõtete tegevusteni. Ta on lihtsasti manageeritav, ta skaleerub. Jah, tal ei ole võib-olla nii palju lisafunktsionaalsust, kui on näiteks Kubernetesel, aga enamus 95% kliendijuhtudest sobib ta väga hästi kasutamiseks. Ja sealt läbi ma jäingi natuke neid uurima, et kuidas seda jooksutada seal peal ja missugused võimalused seal on. Tõsi, selle tasuta tieril on omad piirangud, oma ajalised piirangud, kui mitu tundi teda saab jooksutada ja praegusel hetkel on ta toetatud ainult MySQL-iga. Et kui sul mingid muud andmebaasid seal taga on, siis on natukene hetkel piiratum. Aga see on väga hea võimalus ka väiksematel Eesti ettevõtetel proovida seda lahendust, sest et väga paljud veebipoed, inimeste kodulehed on ikkagi jooksutatud WordPressi peal ja kui sul on huvi mingisugused edasiarenduseks või su ettevõttel on plaan teha uut innovatsiooni või hüpata kuskil edasi ja sul on, siis see on väga hea esimene samm proovida oma leht kolida Azure'isse ja vaadata, kuidas see maailm avaneb. Mille poolest, ütleme siis Azure'i ja WordPressi kasutamine parem oleks, kui lihtsalt, ma ei tea, WordPressis sai ju hostingut ka vist otsena sealt, ütleme, et oma nagu SaaS-teenusena WordPressi kasutada või? Jah, SaaS-teenusena, aga selles mõttes, kui sul on nüüd lisaprogrammid, see on just see avamise koht, et sa saad hakata ka muid teenuseid tulevikus kasutada, mis on ka mingid andmeplatvormid, raamatupidamistarkvara soovid tuua üle või mida iganes, et selles mõttes see on niisugune hea opener ja tegelikult testida ja proovida uusi featuure. Aga kuidas sa võrdled, ma ei tea, võtta mingi virtuaalserveri kuskilt, kus iganes, ma ei tea, Zone'ist või Teliast või ja siis sinna WordPress panna, et mis see Azure'i App Service'i eelis on? Ma ei ole ise nende teenuseid kasutanud, et ma olen, nagu ma ütlesin, mul oli siin oma projekt, mida ma jooksutasin otse raua peal. Aga suures plaanis annab ka sulle rohkem App Service minu silmis, nii palju, kui ma olen sõpradega kuulnud, nad on väga piiratud SaaS-lahendused ja kui sul on natukene vaja sügavuti teha mingisuguseid lisaseadistusi või muutusi oma WordPressi lehel, siis App Service'is on need võimalused paremad. Et just ka liidestuste osas, et kui sul ongi nii-öelda tahad utiliseerida või
kasutad seda, näiteks võtame selle Azure Cloudi ja sul on seal ka erinevad muud teenused jooksmas, et siis sa saad nii-öelda need ka sisevõrgus lihtsamalt ühilduma või ühenduma panna. Jah, sa saad nagu sisevõrgust ka luua, nii et teha omale võimalusi. Ja. Ja siis lähekski meie viimase teema juurde ja ma ei tea, ma küsiks alustuseks teilt, et no mis teile nagu, kui me vaatame meie projekte Solitas, et mis need avalikest pilveplatvormidest, eks ju, on need 3 suurt AWS, Azure, Google, et mis teie hinnangul see jaotus on, et kui palju mingit neist me kasutame? Meie projektid on peamiselt ikkagi hetkel Azure'i peal. Vähemalt, mis minu laual on, et ma ütleks täna Põhjamaade seis hetkel vähemalt meie klientide seas on ta nõuke 80 või 75 Azure'ile. Ja vähemalt minu silmis võib-olla natuke liialdan ja siis see ülejäänud läheb enam-vähem AWS-ile. Tõsi, Google Cloud ka pingutab päris palju meie turul. Jah, kui me võtame nüüd 4 aastat tagasi, siis oli AWS oli nagu projektides liider. Aga jällegi minu puhul on ka see, et mis ma näengi, et Azure on teinud nagu sellist võidukäiku. Just see, et ta ka nii-öelda ühildub juba olemasolevate klientide süsteemidega, et tihtipeale ongi seal Active Directory on kasutusel ja nii edasi. Ja samas nii-öelda, kui me vaatame Soomet, siis Soomes on selline Google Cloud on nii-öelda väga populaarseks saanud. Jah, peale seda, kui Google oli see vist Haminas, see tegi oma data center'i, et siis kasutatakse. Aga jah, et ma ütleks ka niimoodi äri poole pealt tundub, et Azure on kindlasti kõige parem, neil on Microsoftil on kõige tugevam müügiorganisatsioon, kui me mõtleme siin Baltikumi ja Põhjamaid siis ja siis platvormi nad on ennast arendanud ja litsentsides on siis ka mingeid kombinatsioone seal ilmselt võimalik teha. Ja see juures siis ongi väga üllatav, et tegelikult kui vaadata maailma statistikat ja ma võtsin siin Statista andmed, siis AWS-i turuosa on 31% ja Azure'il 20%. Sealt edasi on Google'il 12% ja siis tulevad väiksemad tegijad nagu Alibabal 4%, Oracle'il 3% ja muide Eestis ilmselt Oracle Cloudi kasutus on ka keskmisest suurem, sest et ta on riigipilvega seotud või pakub ka seda teenust. No ja siis on veel väiksemad nagu Salesforce 2, IBM 2 ja Tencent Cloud, selline asi on ka olemas, 2% turuosa. Ehk et selles mõttes päris üllatav oli natuke jah, et me oleme jah, kui meie tegutseme siis Põhjamaades või Põhja-Euroopas, et siis selgelt nagu Azure'i projekte on kõige rohkem ja isegi teatud Soomes teatud asutustel on nagu tunne, et Microsofti turuosa on nii suur, et kas siin juba on vaja mingisugust nagu seda hakata jälgima, et ta on monopoolne ettevõte ja siis hoopiski peaks langema mingisuguse tururegulatsiooni või hinnaregulatsiooni alla või et peaks mingi konkurentsiamet hakkama jälgima, et sellise olulise mahuga ettevõtja, et kuidagi ei kasutaks ära oma positsiooni halvasti. Aga jah, et selge on, et need 3 suurimat on nagu selgelt teistest ees, Google, Amazon ja Microsoft. Microsofti puhul on ka viimased uudised ikkagi räägivad meeletutest andmekeskuste rajamisest ja nad on ikkagi panevad suure rõhu AI arendusele, et nende uued andmekeskused on ekstra mõeldud selleks, et tuua turule uusi pilvepõhiseid AI teenuseid, et tõenäoliselt selles valdkonnas nad pingutavad ka veel edasi, eks me vaatame. Saame aasta pärast rääkida, kus need seisud siis on.
Aga sellega on meie teemad tänaseks läbi käidud ja loodetavasti leidsite enda jaoks midagi huvitavat siit ja eks me siis jätkame ja tulge kuulama ka järgmiseid episoode. Suur tänu ja nägemist! Aitäh, kõike head! Nägemist!